Me alustame täna uue videoga ja mul on nii hea meel, et sa oled jõudnud minu kanalile. Tere! Me alustame uue videoga. Ma olen enne öelnud, et nende alguste filmimine on alati nii awkward. Tänane video on teistsugune. Kui üldiselt ma olen näidanud siukest hästi palju käimisi kuskil, mööda Eesti trippimisi, reisimisi mujal maailmas, siis seekord me räägime väga põnevast teemast nagu kool. Tegelikult jah, kuigist mu number 1 hobi mind teeb kõige õnnelikumaks üldse reisimine ja avastamine, siis päris elu nagu töö, kool, sellised asjad on ka tegelikult suur osa meie eludest, et siis üritame rääkida sellel teemal natukene. See on siuke video, mida ma tegelikult praegu on novembrikuu ja ma olen seda videot filminud alates septembrist. Selle point on see siis, et ma läksin kooli ja ma pole koolis käinud 100 aastat, sest et peale gümnaasiumit ma läksin kohe ülikooli. Ma kohe tõin oma selle diplomiga siia, et vaadata, mis aastal ma üldse lõpetasin, sest ma isegi ei mäleta, see oli väga ammu. Praegu ma siis septembrist alustasin uuesti kooliteed. Nüüd ma läksin majanduskooli õppima siukest eriala nagu sotsiaalmeedia spetsialist. Ma hakkasin mõtlema tagasi siis enda nii-öelda kooliteele ja siis kui ma mõtlesin reaalselt sellele, kui ma gümnaasiumi lõpetasin ja pidi valima endale kooli, siis minu meelest vähemalt minul kuidagi kordagi nagu kutsekool ei olnud kunagi isegi teema. Ma arvan, et ma ei teadnud midagi nendest. Minu meelest valik oli kogu aeg alla, kas sa lähed Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli või siis sa lähed kuskile välismaale õppima. Et kutsekool sellel ajal, ma ei tea, kas see ei olnud siis nii populaarne või sellest ei räägitud või nagu ma tõesti kordagi kunagi ei olnud isegi kaalunud seda, mis on nagu kummaline. Ja ma ei teadnud, mida seal õpitakse ja mis koolid on olemas ja niimoodi. Ja peale kooli ma läksingi siis lõpuks Tallinna Ülikooli, ma õppisin psühholoogiat, ma tegin bakalaureuse kraadi ja pärast seda ka nagu suht ainuke variant, mis ma kogu aeg mõtlesin, on see, et ma võiksin teha psühholoogia magistri. Mina ja mu sõbranna Brigitte, me oleme aastaid rääkinud sellest, et jaa, peaks minema selle magistri ära tegema, aga pole läinud, on ju. Ja nüüd kuidagi mul tuli see... tahtsin vaadata, millal ma lõpetasin ka. Okei. See oli veel rohkem ammu, kui ma arvasin. Ma lõpetasin ülikooli 2018. Ma ütleks, et pärast seda alles mu päris elu algas, sest siis ma läksin stjuardessiks, hakkasin lendama, reisisin mööda maailmal ringi, nii et pärast seda alles sai kõik alguse, aga kooli jäi pausile mõneks ajaks. Ma ei mõelnud otseselt minna sinna majanduskooli, aga mis ma panin tähele on see, et kõik koolitused ja asjad, mis ma viimasel ajal olin endale ära märkinud või mis mulle silma jäid, olid kõik sotsiaalmeediaga seotud koolitused ja turundusega ja niimoodi. Ja need koolitused on nagu, tundusid mega põnevad, aga need on enamus nendest, mis on korralikud, on ka mega kallid. Ja ma hakkasin mõtlema, et okei, sama hästi ma võiksin minna kooli ja nagu ilmselgelt koolis see õpe kestab 2 aastat, aga see on põhimõtteliselt nagu sessioon õpetajana, et kord kuus ja 4 päeva järjest, kolmapäevast laupäevani on mul. Ja ma saan nii palju laialdasema tausta seal koolist ja seal on praktika mõlemal aastal kohustuslik ja nagu päris palju tunde praktikat. Ma ei tea, et miks ma siis sama hästi selle asemel, et võtta kõiki neid erinevaid koolitusi, kui ma võiksin minna juba kooli, on ju. Ja mul ei olnud otseselt mingit vabandust, miks ma ei peaks minema kooli, sest et ma olen hästi siuke selles mõttes kangekaelne inimene, et kui näiteks peale baka saamist oli see, et mu nagu perekond ja kõik inimesed ümber olid ikka, mine magistrisse ja nagu suunasid hullult, et nagu aga minu jaoks on see, et kui ma midagi otsustan teha, näiteks minna õppima, siis see peab 100% tulema mu enda seest ja kui keegi ütleb mulle, mine tee seda, siis ma kohe kindlasti ei lähe seda tegema. See on nii tobe suhtumine, aga et nagu oma jonni pärast ei lähe, aga lihtsalt nagu point on selles, et see otsus peab tulema minu seest ja ma pean tahtma seda teha ja ma ei taha, et keegi teine suruks meil midagi tegema. Kui see make ib sensi. Nüüd ma siis läksingi majanduskooli. Seal on, ma olin jumala üllatunud, kui palju erinevaid erialasid seal on. Ma panen äkki siia mingi selle, mida seal kõike õppida saab. Et ma olin tõesti üllatunud. Ma ütlen november, ma olen 3 korda nüüd koolis käinud, aga siiamaani täiega üllatunud. Ja nüüd ma paneksingi need klipid, mida ma olen siis septembrist alates teile filminud.
ja ta on võib-olla natuke konarlik, esimene sess ma filmisin vähem, teine sess rohkem, aga keda vähegi huvitab või on mõelnud kooli peale või üldse, kellele meeldib lihtsalt mu sisu võib-olla, siis head vaatamist. On 18. september ja esimene koolipäev üle mitu aasta. Pärast ütlen teile mitu aastat, ma pole koolis käinud. Isegi ei mäleta nii kaua aastaid. Ühesõnaga, kell on 8:15 ja 8:30 hakkab tund. Mul oli natuke varem, sellepärast et kõik hoiatasid mind, et siin on parkimine väga problemaatiline. Või nagu mitte problemaatiline, et parkimiskohti pole üldse. Aga kuna ma äkki tahan teha mingi video kokku sellest ka, kuidas ma nüüd uuesti kooli lähen, siis sellepärast ma teen selle klipi praegu siin, et rääkida enda emotsioone, enne kui ma lähen esimest päeva kooli. Ma ei tea, ikka siuke nagu ebamugav on minna võõrasse kohta, kus sa ei tea mitte kedagi, sa ei tea, mis sind ees ootab. Mulle ei meeldi mingi enda tutvustamine ja ilmselgelt esimesel päeval arvatavasti mingi igas tunnis sa pead ennast tutvustama. No. Ja ma ei tea, ongi siuke ebamugavustunne võib-olla, et ei tea, kus mis on ja kuidas see välja hakkab nägema. Ei oskagi midagi öelda. Päevad on pikad. Täna on esimene päev, täna peaks kella 7 olema, 8:37 ja homme on 8:30 20:40 ehk siis peaaegu 9. Ja ma teen teile mingi update'i millegil, et mis siis need esimesed emotsioonid pärast esimest koolipäeva või enne teist koolipäeva on. Aga jah, lähme siis. Kardan. Kell on nüüd 7:30 õhtul ja ma jõudsin koju. Ehk siis viimane klipp oli mingi, mis on siis 11,5 tundi tagasi või? Ossas seda, need päevad on ikka nagu metsikult pikad. Homme on veel pikem päev, no mis teen ütlesin ka, et hakkab 8:30 ja lõpeb 20:40. Okei, esimese päeva emotsioonid. Ma mõtlesin, et ma olen suht vass ja mul on kiire, aga ma räägin ikkagi käppelt ära, sest et need on vahetult värsked emotsioonid, on ju. Kuigi päev oli pikk ja mul aju nagu kärssab lihtsalt, sest et seda kõik oli väga palju, nagu kujuta ette, et sa lähed kohta, kus sa ei tea mitte kedagi, seal on nagu mingi sul grupis peaaegu 40 inimest, vist oli päris suur grupp. Sa ei tea mitte kedagi neist, sa tutvud nendega, kõik on uus, informatsiooni tuleb väga palju peale, metsik, ma arvan, et nagu tasapidi läheb paremaks, aga see esimene päev on ikka, sul on kõige rohkem informatsiooni, sa ei tea reaalselt mitte midagi, aga see välja arvatud, et mul pea veits kärssab ja päev on pikanud, siis reaalselt esimese päeva muljed on see, et ma võin veel oma sõnu süüa, aga nagu reaalselt jumala tore oli. Huvitav oli, lõbus oli, ma räägin, mis tunnid näiteks olid. Esimene tund oli fotograafia. Teine tund oli, nagu see ei ole ainult, et see oli tund aega, see oli ikkagi nagu mitu akadeemilist tundi, on ju. See oli infotund. Siis oli, ma ei mäleta, kuidas see nimetati, oota. Ma ei tea, mis selle aine nimi on, ma tean, mis selle point on, aga oota. Mõtleme mu märkmikukese. Kus te mul olete? Teine tund oli mingi individuaalne õpitee ja ühesõnaga mulle tundub, et see aine on nagu, see õpetaja on mingi coach, mis on üliäge ja siis sa nagu põhimõtteliselt hakkad tegelema nagu eneseanalüüsiga. Ma olen psühholoogiat õppinud ja mida huvitab siuke eneseanalüüs, enesearendamine, kõik see on minu jaoks nagu väga huvitav. Nii et see on täiega teema. Ja siis see oli ka, ma ei tea, mitu tundi järjest on ju, ja viimane oli mingi turundusplaani loomine ja mingi siuke, see oli ka nii põnev. Ühesõnaga kõik oli nii põnev. Ja õnneks mõned õppejõud tegid juba mingit, või noh, üks tegi siukest, ei tea, mitu tegid siukest, et me tutvustasime ennastki ja värk, et lõpuks läks see õhkkond ka nagu veidi vabamaks, et alguses oli, see oli nagu nii awkward või nagu siuke, kõik on mingi täiesti haudvaikselt, keegi omavahel ei rääkinud, et nagu õhtu lõpuks päevad on pikad, juba nagu tulid mingid grupid ja mingid, mis sa teed grupitööd juba hakkasid nendega rääkima, et õhtu lõpuks oli juba täitsa hea olla. Võt. Ja homme siis tagasi, mul on natuke raskemaks teeb see asja, et mul on vanemad ja kogu pere praegu reisil Portugalis ja mineku vastutame meie vanemate kodu ja loomade eest, ehk siis ma ei kujuta ette, ma arvan, ma jõuan mingi 9 maale ja hommikul vara on juba start, aga saame hakkama. Ühesõnaga üldised emotsioonid on nagu mega toredad ja tõesti nagu täitsa ootan, mis on ees ootamas
Ja mis veel koolimaja kohta? Seal on üks ülitore kohvik või saab head kohvi käpamasinaga ja mina kohvi armastan, nii et see saab mu hukatuseks arvatavasti see kohvik. Ma käisin seal täna juba mingi 3 korda. Esimest korda ostsin iced mango matcha latte. Kui äge, et koolis on siuke kohvik reaalselt. Ma olin täiesti vaimus, ma mõtlesin, et seal ei ole nagu mitte midagi, et ma pean mingi pausi ajal minema mingi Olerexi kohvi ostma midagi, aga see kohvik on nagu söögivalik on seal väga-väga väike ja ma juba nägin, seal oli kardemoni ja kaneelisaiad, ma arvan, need saavad ohtlikuks mulle. Aga muidu jah, see kohvik oli ülinunnu ja koolimaja oli täitsa normaalne, et nagu see fotograafia klassis ja näiteks seal viimases, et seal on nagu mitmed ekraanid, mis oli ülinais jälgida, et ei ole ainult mingi üks ekraan kuskil ees ja siis tagapingis umbes midagi ei näe. Mul on kõne praegu, aga ma räägin teiega homme edasi. Näpud püsti. Väga tore oli. Tere hommikust. See nurk on väga huvitav, mul ei ole teil mujale panna, aga on reede ja 20. september ja me läheme nüüd kooli. I've been seeking for the glory. Say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Paruudis ma jõudsin kohale ja ma leidsin parkimiskoha, sest täna meil hakkab kell 10 ja sellega seoses ma kartsin, et ei ole parkimiskohti, kui ei tule kella 8 varem kohale. Aga ma sain parkimiskoha, nii et see on Paruudis. Päike paistab, õues on nii ilus ilm ja raadiost just ütles, et terve nädalavahetus on selline. Nii et imelised uudised. Ilus ilm ja päike teeb automaatselt kõik 10 korda paremaks, ma arvan, kõik teavad. Lähme siis kooli. Esimene tund on meil esimest korda ja selle nimi on esinemise ja presentatsioonitehnikad. Nii et vaatame, mis see tund endast siis kujutab. Loodetavasti on huvitav. Järgmine päev läbi, ehk siis reede, kell on 5:30 ja see seeria, kus ma räägin koolist, kõik klipid on autos istudes. Aga kuna see on esimene kord koolis, siis ma ei hakanud seal kohe filmima ja ma ei tea, seda pressima tulevikus, kui teid huvitab see õppimise teema ja just võib-olla selle eriala teema ja kõik see, siis andke mulle jääda ja ma saan nagu teha siukse klippe ka, kus ma nagu reaalselt käin koolis sees ja kuidas ma ei tea, hommikul kooliks valmis panen ja mis on kodutööd ja sellist asja. Homme on ka kool, aga homme on meil e-õppe, mis tegelikult on ülimugav, aga kuna see e-õppe on, ma ei mäleta, mis selle aine nimi oli, aga selle point on see, et näiteks me alustame Exceli kasutamisega ja Excel minu jaoks, kui ma kuulen sõna Excel, siis ma tahan joosta, ma pole kunagi osanud seda kasutada. Ma olen minimaalselt, ma ei tea, gümnaasiumis ja ülikoolis ära kuidagi teinud need asjad, mis on vaja teha, aga need on kõik kuidagi läbi hädada tulnud, ma absoluutselt ei istu see ja ma ei oska seda ja ma ei tea. Ja kui see on e-õppes kodus üksinda, kui sa vaatad mingi loenguid arvutist ja samal ajal üritad mingeid faile teha seal Excelis ja valemeid kasutada ja asju, siis ma ei kujuta ette, kuidas see võiks nagu hästi toimida. Aga iseenesest on mugav kodus teha. Eks me siis vaata, kuidas ma sellega homme hakkama saan, aga homme ma vist teen seda maal, sest nüüd ma lähen linna, annan kassile süüa, panen homseks asjad valmis, siis homme teen seda kodus või maal. Kuna homme kooli ei tule, siis esimese korra koolis käimise emotsioon on nagu endiselt megatore. Megatore on õppida erinevaid asju täna, aga näiteks digiturunduse tunnis nagu mõnele võivad need tunduda nii lihtsad asjad, aga ma ei ole kunagi ise mingi endale allkirja koostanud. Panen selle pildi screenshot äkki, kui mul on siin telefonis. See oli nii lahe, nagu nii lihtne asi, aga nagu ma vaimustun sellistest asjadest, sest töö juures meil on ka kõigil omad allkirjad, aga nagu ma ei ole seda ise teinud, sellised automaatselt tuleb, et lahe oli teada, kuidas neid reaalselt tegelikult tehakse. Ise seda teha, me tegime QR-koodi mingile firmale ühe QR-koodi, siis me tegime endale, kasutasime erinevaid lehekülgi, kuidas QR-koodi luua erinevatel viisidel. Mega äge. Koolipäev on läbi ja nüüd lähme siis päevaga edasi, aga rohkem ei filmi täna. Tere hommikust, mul on hommik ja täna on kolmapäeva hommik, kuupäeva ei tea, toon oma kella. Nii okei, 16. oktoober ja kell on 9.20 ja mul hakkab kell 10 vist. Hakkab kool ja täna on siis teise sessi esimene päev. Ma jälle võtan teid kaasa ja räägin natuke, mis meid täna ees ootab.
ja praegu ma teen kiiresti hommikusööki, ma teen kiiresti endale jääkohvi ja söön ära ja siis lähme kooli. No koolipäevad on mega pikad, täna ka mul on 20:40 lõpeb kool. Ehk siis kell 9 õhtul on ju mega pikad päevad. Ja siis ma võtan endale midagi kaasa, et ma saaks päeva peale midagi näksida. Ma käisin jälle poes, ostsin mingeid asju, mida saaks kaasa võtta energia andmiseks. Ja nii ma ostsin pähkleid, saab panna kuskile karbikesse. Siis neid riisikoogid soolakarramellitükkidega ja siis proteiinibaar. Kuna mul praegu on veits kiire juba, ma pole veel söönud, siis ma praegu ei hakka panema endale karpidesse ümber asju. Ma võtan kaasa endale ühe proteiinibatooni ja ühe banaani ja teen endale kiiresti mingi söögi. Kell on 8:30, aga tegelikult 8:30. Ma panen teid kuskile. Nii see on imelik asend. Okei, ma ajan teid siis. Jõudsin tagasi koju koolist ja mõtlesin, ma esimese asjana teen teile ära mingi kokkuvõtte tänasest, sest et pärast mul läheb lihtsalt meelest ära. Ühesõnaga, pikk päev on selja taga. Kool pidi lõppema 20:40. Viimane tund oli inglise keel, turundusalane inglise keel ja õpetaja oli nii tore ja lasi meid varem ära. Muidu ma oleks alles peale 9 koju jõudnud. Ja see turundusalane inglise keel, see on ülinaljakas sellega ka, et ma tean seda õpetajat, sellepärast et õpetaja üldse on naljakas öelda tema kohta ka. Käisime samal ajal ülikoolis, ta oli magistris, kui ma olin bakal. Ehk siis ta oli nagu ka õpilase rollis, on ju. Ja üliimelik on nüüd inimene, keda ma tean absoluutselt nagu teises olukorras, on ju. Nüüd järsku on ta sinu õpetaja või õppejõud. Et kuidas käitud? See on nii imelik nagu rollide muutus järsku. Võib-olla teil on ka olnud mingi sükest olukorda, kus mingisugune rollide jaotus muutub ja siis saad järsku nagu mingi. Ma olen väga hea õpilane. Mis mulle meeldib selle majanduskooli puhul tegelikult on täiega seega, et tema on minust mingi mõned aastad vanem, on ju, ta on mu õppejõud, on ju. Minu jaoks majanduskooli puhul üks ülilahe asi ongi see, et meil on palju noori õpetajaid või nooremaid õpetajaid, et kui ülikoolis enamus olid ja mitmed, kes mulle meelde tulevad, on niisugused vanemad meesterahvad, on ju. Mitte, et mul midagi selle vastu oleks, aga lihtsalt nüüd on nagu niisugused praktiseerijad rohkem, kunagi olid rohkem nagu niisugused teoreetikud ja vanemad inimesed ja niisugused väga teoreetilised ja praegu on niisugune teistmoodi, mis mulle megalt meeldib seal majanduskooli juures. Praegu võib-olla seletan veits halvasti. Noored ja niisugused hakkajad ja samamoodi turundusplaani koostamise õppejõud. Õppejõud vist ei saanud öelda, kui on kutsekool, sellepärast ma olen nagu mingi õpetaja, no mis iganes on ju. Õpetaja siis ütleme, et tema on ka mega tore ja nagu, mis mulle täiega meeldib, on see, et ta on üliloov ja ta paneb meid mõtlema üliloovalt ja nii suur kontrast selle ülikooliga ja no ma saan aru, et ma ei saagi praegu mingit kõrgharidust, aga siiamaani. Ma ütlen praegu, ma tulin koju, kell on kohe varsti 9, on ju. Ja päris pikka päeva ma sõitsin koju, mul on liika reaalselt nagu naeratus näol, sest et nagu jällegi teise sessi algus siis ja endiselt nagu mulle täiega meeldib. Nii huvitav on ja meil on nii palju toredad inimesi juba nii vähe, kui ma olen näinud ja kokku puutunud, siis ma juba olen leidnud nii mitmeid toredaid inimesi meie kursusel ka, mis on nagu mega suur pluss, sest see kool ei ole ainult nende teadmiste. Mitte, et ma algusest peale läksin sellise suhtumisega, et ma ei lähe sinna nagu sõpru leidma, et see ei ole minu prioriteet, et ma lähen õppima, aga see on nagu mega suur pluss, kui sul on reaalselt toredad, ambitsioonikad, toetavad inimesed sinu grupis. Nii et mega tore. Toon kiiresti endale ühe paki ära, mul tuli üks pakk, siis ma äkki näitan teile, mis seal pakis on ja siis me sööme ja siis ma ideaalis tahaks kas või 30 minutit õhtul jalutama minna, sest ma olen päev läbi istunud seal koolis, on ju. Aga vaatame, kuidas meil peale söömist enesetunne on. On neljapäev, kell on 13:37, ma pean 40 liikuma hakkama. Kool hakkab kell 2 täna. Tahtsin korraks vahele siia koolijuttudele, sest võib-olla siin on inimesi tegelikult ei huvita see koolijutt.
siis korraks väike ilunurk. Ma käisin just hommikul pead pesemas, sellega seoses mõtlesin, ma räägin teile ka, et ma sain ühe väikse paki, väga exciting ja ma ei tea, kas ma olen sellest rääkinud, aga ma praegu olen oma juustega selles faasis, kus ma täiega üritan neid kasvatada, sest et mingi märtsikuus ma tegin geniaalse otsuse, et lõigata oma juuksed maha ja ma täiega kahetsen, et ma seda tegin, sest mul olid mega pikad, mega ilusad juuksed. Ma reaalselt arvaks, et mul oli mingi nabani enne, olidki, ehk siis jah. Ja siis nüüd ma olen selles faasis, kus ma siis tahan kasvatada oma juukseid, ja jõuda tagasi oma pikkade tervete juusteni. Ma olen ise ostnud kokku endale ka mingeid asju, et seda siis nagu turgutada juukse kasvu, Ma ostsin nüüd mingi Placenta Active'i ampullid, mida ma olen siis peale pesu kasutanud ja siis masseerin siia peanahka. Siis mu küünetehnik ütles, et head vitamiinid on mingi tsink ja seleenium ja midagi oli veel, aga ma ostsin selle tsink ja seleenium vitamiini. Ja siis nüüd 3. step, mis lisandus minu juukse hooldusrutiini, on see, et seal paki sees ühesõnaga oli siis see Marcella Bali või Marcella Beauty juukseõli. Ma olen kuulnud, et see on mega hea ja kui ma ise ostan endale mingit ilutooteid, siis ülitihti ma jälgin seda, et kui seal on peal see Boudoir ilu lemmik, siin on 2024 see kleepsuke, siis ma olen mingi, okei, must be good. Ja siis ma olen reaalselt täiesti influence sellest, et seal on see kleeps peal. Ma täna nüüd kasutasin, eile õhtul ma panin selle endale pähe, masseerisin endale pähe ja siis hommikul ma pesin selle maha ja täna ma neid ampulle siis ei kasutanud, et kuigist ma arvan, et võib ka kombineerida. Vaatame, kas see siis toimib mu juuste peal. See peaks olema see hästi looduslik, mis on väga tore, sest et ma ei taha enda juustele mingit jampsi panna pähe. Ja kui ma olen seda katsetanud mingi aeg, siis ma olen teada, kuidas on ja kui mulle meeldib, siis vaatame edasi, aga praegu on lihtsalt väike tutvustav segment teile. Ja muidu, kui teile need ilujutud meeldivad, siis ma võin näidata neid vitamiine ja muid vahendeid, juuksehooldusvahendeid näiteks, mis ma kasutan ka teile tulevikus, kui kedagi huvitab. Mind ennast huvitab alati, mida keegi kasutab ja mis neile meeldib ja mis ei meeldi. Lähme nüüd kooli. Esimene tund on sotsiaalmeedia alused, kus meil oli vaja rühmatöö teha ja täna meie rühm esitleb oma rühmatööd, mille teemaks oli Facebook. Tere hommikust, minul on reede hommik, kell on 11:14 ja mul hakkab kool 12:10, nii et mitte liiga palju aega. Me teeme jälle koos kohvi ja ma räägin teile väikse kokkuvõtte siis eilsest ja tänasest. Teeme jälle jääkohvi. Tänane hommik algas nii, et ma failisin oma esimese eesmärgi, milleks oli see, et ma plaanisin minna hommikul asjana jalutama, sest õues on mega ilus ilm ja see periood on nii lühike. Meil on niisugused värvilised ilusad lehed ja päike paistab ja seda nagu on nii vähe, aga nagu ma ütlesin, ma failisin. Ma tõesti hommikul äratu sellises ja ma olin nagu nii väsinud. Ma ei tea, kas see oli väsimus või see oli laiskus, aga ma ei läinud. Nagu ma natuke lootsin ennast sellega, et eile enne kooli ma käisin jooksmas. Aga loll on see, kes vabandus ei leia. Et jah, kahjuks läks nii sellega. Aga üldiselt ongi niimoodi, et nendel päevadel, kui mul on kool, siis kooli selles mõttes on vähe, et mul on 1 kord kuus ja siis kolmapäevast laupäevani. Aga need päevad, kui kool on, mu elu keerleb ja pöörleb täiesti ainult selle kooli ümber, sest et nagu ongi pikad päevad on ja nagu mitte midagi muud väga ei jõua teha. Et sellel nädalal ma panin endale siukse eesmärgi, sest et ongi eelmisest korrast ma õppisin seda, et ma trenni ei jõudnud eelmine kord kordagi näiteks. Ja siis ma mõtlesin, et sellel nädalal ma panen endale siukse eesmärgi, et ennast motiveerida. Siis ma mõtlesin, et kui ma suudan sellel koolinädalal käia 4 korda trennis, siis ma saan ennast premeerida järgmine nädal sellega, et ma lähen shoppama endale mingid sügis- ja talveriideid. Mul on päris hea seis, sest ma tegin esimesed trennid esmaspäev, teisipäev, kui ei olnud kooli ja eile ma käisin jooksmas, nii et täna on reede, ma pean 1 trenni veel mahutama. Tõenäoliselt siis, kuna täna ma lõpetan kell 9, siis tõenäoliselt nädalavahetusse, kuigi homme on ka kooli, kaapal on mul töö. Aga kui ma selle ära teen, siis ma saan ennast premeerida. Ja kui ei tee, siis ei saa uusi asju osta. Mul ei ole nagu nii vaja neid uusi asju selles mõttes, et midagi ei juhtuks ka, kui ma ei saaks, aga see on lihtsalt, et ennast motiveerida. Ja siis eilse koolipäeva kokkuvõte oli see, et mul oli 1 uus aine, milleks nimi oli turunduse strateegiline juhtimine. See tundus mega vajalik, mega huvitav, nii et väga tore. Ja täna on mul juba tuttavad ained, midagi uut seekord ei ole. Fotograafia näiteks,
siis on see suuline ja kirjalik kommunikatsioon ja mentortund, seda pole varem olnud, ma ei tea, mis see endast kujutab, see on umbes midagi, et nagu igale grupile määratakse oma mentor, aga ma ei tea, kas me räägime praktikast või me räägime lihtsalt, kuidas meil siiamaani kooli sisse sulandumine on nii-öelda läinud. Ma pean kiirustama ka veits samal ajal, ma võiks midagi teha, aga ma olen nii halb multitaskimises. I've been seeking for the glory, say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room, walls keep tumbling down. Joo. Kell on 8:03, ma jõudsin koju ja ma olen lihtsalt nii tann. Iga päev on sama kell lõppenud, on ju, kõik eelmised õhtud ma olen olnud jumala õnnelik, energiline. Esimesel õhtul käisime Lekuga jalutamas peale kooli. Täna ma olen üliväsinud. Ma ei tea, mul on vist kõhtühi või ma ei tea, miks mul nii paha tuju on. Mõtlesin koju, midagi pole süüa, pole kodus. Mul on variandid, kas... Ma reaalselt sõitsin koolis kohe, mõtlesin, et ma peaksin nii väga poodi minema, aga ma mõtlesin, et ma ei taha mitte kuskile minna. Te saate aru, mu tuju on täna selline, see on okei. Vahest on sellised päevad, tegelikult mul terve päev oli täiesti okei olla, aga lihtsalt kuidagi juba pikaks läks jälle see viimane tund kuidagi venis ja... Nii et nüüd ma võtamegi, ma lähen pesema, ma panen koduriided selga ja siis mul on valida, kas ma ei tea, tellin enda süüa või ma ei söö või ma ei tea, mida iganes. Ma sain just aru, et täna on reede. Selline reede õhtu siis, aga homme on laupäev ja homme on meil terve päev e-õppe ja võib-olla ma siis näitan teile homme ka. Mis me teeme või mis tunnid meil on? Neid prompte on siin terve põhimõtteliselt 1 A4 ja kui ma nüüd selle ChatGPT lahti võtan. On laupäev ja kuna õues on nii ilus ilm, siis me teeme korraks lühikesele jalutuskäigule. Ma terve päev e-õppe olnud ja ma olen päev läbi arvuti taga istunud. Seega, ma ei tea, lolliks võib minna lihtsalt kui istud terve päeva arvutidega. Ma ei näe mitte midagi. Täna on mul 2 ainet, päev läbi kestavad. Esimene on digirakendused turundajale ja teine on infotehnoloogilised vahendid. Teiseni ma ei jõua isegi täna, sest et see esimene võtab nii palju kauem aega, kui see on tegelikult planeeritud sinna õppekavasse või tunniplaani. Nii et teist homme mul on tööpäev, terve päev ja ma jään peale tööd. Ma jään edasi tööle, et teha Excelis neid asju, mis seal peab tegema. See infotehnoloogilised vahendid ongi me läbime seal praegu Excelit ja Excel minu jaoks on nagu kõige õudsem asi. Eriti nagu e-õppes seda on suht keeruline teha, kui need on mingi ette salvestatud loengud. Excelis on nii kerge midagi valesti teha, paned mingi ühe täpi kuskil valesti ja juba ei tule välja. Aga see digirakendused turundajale, see aine on siuke, et meil on praegu seal... See aine on muidu olnud kohe klassis koha peal, aga praegu meil on need AI teemad ja täna näiteks, mis ma olen pidanud tegema, on see, et pidin tegema konkurentsianalüüsi, siis ma pidin võrdlema Geminit, ChatGPT'd ja Copilotit ja siis tegema kogemusloo selle põhjal, kuidas ma neid võrdlesin. Ja nüüd, kui ma lähen tagasi, siis ma pean tegema AI-ga mingi fantaasiapildi ja siia valusaks. Ja siis on veel mingi küberhügieeni ja küberturvalisuse teemad. Arvatavasti ma ei jõua seda täna, nii et selle tähtaeg oli vist mingi 30. oktoobril, nii et ma saan seda veel teha siis järgmine nädal näiteks. Praegu ametlikult siis tänasega peaks olema siis teise sessi lõpp. Kuigi jah, ma ütlen, ma veel tegelikult nagu see jätkub, ma teen terve aeg neid ülesandeid edasi, on ju. Aga kooli nüüd ei pea minema enne novembrit ja siis mu käsi on nii nõrk. Ma lõpetan selle video nüüd ära. Ma loodan, et te saite kasulikku informatsiooni, ma loodan, et te saite huvitavat informatsiooni ja neile, kes arvavad, et kui sa lähed õppima mingi sotsiaalmeedia spetsialistiks, siis sa õpid lihtsalt, kuidas mingi, ma ei tea, Instagrami postitust töödelda või midagi sellist, siis te juba olete ka aru saanud, et see on tegelikult nagu nii lai ja me õpime mega palju huvitavaid asju. Nii et aitäh, et sa vaatasid. Võite teada anda, kas te tahaksite koolist rohkem videoid. Edaspidi siis võib-olla, kus ma võtaks teid kooli rohkem kaasa ka. Sest et räägitud sai nüüd piisavalt. Aitäh, et sa vaatasid.